Rasmus ja Miia on 14-aastased, kes leidsid armastuse ja otsustasid, et nad on paar. Ühel õhtul saadab Rasmus Miiale oma kehast pildi, et näidata veidrat sünnimärki. Pilt on seksuaalse alatooniga, kuigi intiimseid kehaosi ei ole näha. Kahjuks nende suhe purunes. Mõned päevad hiljem näitas Miia oma sõbrannadele Rasmuse saadetud pilti ning neil tekkis idee teha sotsiaalmeediagrupp nimega Jobud. Tänaseks on grupis 400 liiget ning Rasmuse piinlik pilt on jõudnud laiema publikuni. Kuidas vältida selliseid olukordi? Alati mõtle, kas sulle meeldiks, kui keegi teeks sulle nii. Enne pildi jagamist küsi kõikide osapoolte nõusolekut, kui see puudub, siis ära jaga seda. Pea meeles, et kui pilt on saadetud, siis sul puudub selle üle kontroll. Seega mõtle, mida sa saadad, sest internet on avalik ruum ja sinu poolt saadetud info võib sealt edasi levida. Eestis on keelatud teha, omada ja levitada alaealises seksuaalse sisuga pilte ja videoid. See kehtib ka noorte puhul. See pole keelatud juhul, kui noored on omavahel suhtes ja vastastikusel nõusolekul jagavad omavahel endast intiimset sisu. Küll aga on keelatud intiimse sisu edasisaatmine, sealhulgas ahistamise, maine rikkumise või kättemaksu eesmärgil. Mida teha, kui selline asi on juhtunud? Ära jää oma murega üksi. Räägi juhtunust usaldusväärsele täiskasvanule, näiteks emale või isale. Nõu ja abi saad lasteabilt ja veebipolitseinikult. Infot, kuidas internetti turvaliselt kasutada, leiad veebilehelt noor.targaltinternetis.ee.